Tere tulemast Hea Taro kanalile. Vaatame, milliseid sõnumeid on kaartidel edastada täna jääradele. Täna laome üle pika aja suhte energiaid. Tegemist siis jäära ja mõne teise osapoolega, et võib olla tegemist romantilise suhtega, partnerlussuhtega, aga võib olla ka tegemist hoopis mõne muu suhtega, et kolleegi suhtega, sõbra suhtega, mõne suhtega oma pereliikmega, sugulase tuttavaga, et kes iganes, et tegemist on üldiste sõnumitega, seega võtta kaasa ainult see, milles ennast ära tunned, jätta teised sõnumid teistele või oma aega ootama, et ära proovi ennast vägisi sobituda, et suhte energia lugemisel eriti võivad olla väga spetsiifilised sõnumid, et kui sa tunned, et need ei ühti sinuga, siis tõenäoliselt ei ole lihtsalt sinu lugemine, et ära vägisi ennast sinna suru. Et vaatame, et panen siia sisse ka tagurpidi kaarte, et saada selliseid täpsemaid sõnumeid. Nii, aga esimeseks energiaks võtame selle teise osapoole energia siis jäära suhtes, ehk siis tema energia sinu suhtes. Võib-olla sa lugemise käigus otsustad ringi, kes see tema siin on, et ootus on võib-olla ühele, aga selgub lugemise käigus, et hoopis sõnum on kellegi teise kohta. Vaatame. Nii, aga proovime. Tema energia jäära suhtes, tema energia sinu suhtes. Tagurpidi kaart tuleb. See on päikese kaart tagurpidi. Võib-olla oled kedagi kõrvetanud, võib-olla, sest päikese kaart on minu jaoks energia, mis on positiivne ka tagurpidi, aga see võib näidata, et vahel keegi ise seab enda õnne ette mingisuguseid takistusi või blokke, et kuidagi ei luba iseendale midagi. et see on energia, kus võib näidata millegi osas sellist viivitust. Vahel keegi nagu mõtleb üle lihtsalt, et tekivad sellised negatiivsed mõtted, tegelikult justkui ei oleks põhjust, et siin on nagu selline päike on positiivne, võib-olla ei märgata lihtsalt seda, et vahel näitab, et eneses kahtlemist, et kas siis see teine osapool tunneb, et jäär ei märka kõike seda head, mida ta pakub või on kahtleval seisukohal või siis vastupidi, et see teine osapool kuidagi võib-olla ei usu nii palju endasse, võib-olla vajab aega, inspiratsiooni või mida iganes, et justkui see potentsiaal on väga tugev siin millegi jaoks, aga midagi nagu viivitab, midagi hoiab tagasi ja vahel oleme me ise see, kes hoiab seda tagasi, et või ei julge lubada endale midagi head, sest siin on väga potentsiaalikas energia millegi jaoks, kus oleks see õnn, rõõm ja armastus, mis iganes. Just sellisena, nagu ma ise olen, et ma ei peaks muutuma, et siin kas on saadud varasemalt kõrvetada, et see päike tagurpidi võib sellele viidata, mis teeb mind ettevaatlikuks, mis kuidagi, ma ise keelan endale või ma ise ei luba endale. Aga see on potentsiaalikas, see on ikkagi positiivne energia, aga justkui midagi takistab nagu täiel rinnal elamist või täiel rinnal nautimist. Nii, aga see ei peaks nii olema. Justkui see ei peaks nii olema. Aga vaatame jäära energiat siis teise osapoole suhtes, sinu energia tema suhtes. No vot. Karikate 2, väga ilus energia. No karikate 2 on energia, kus mina olen valmis arenema, mina olen valmis kasvama partnerluses, mis iganes partnerlus see siis on ju. Ja ma tahan nautida ja ma naudin sidemet, ma naudin sidemete loomist, et ma naudin sellist ühtsuse jõudu, ma naudin koosolemist, koosolemise maagiat, et see on sinu energia tema suhtes on selline võimalus, potentsiaal luua selline hingeline sügav suhe.
see on hästi tihti sosistab muidugi sellisest armastusest ja romantikast, aga vahel ka näitab sellist uut sõprussuhet või äripartnerlussuhet, et võib ka olla, mis võiks viia millegine. Et siin keegi ajab ennast nagu tagasi, aga võiks minna 100-ga, selline tunne on. Aga siin on valmisolek ja see kaksikleegi energia, et kellegiga nagu sünkroonis olemine, justkui sünkroonis tegutsemine, et tooks selle edu, et justkui isegi kui me oleme väga erinevad, siis kuidagi siin on energiat seovad üksteist väga hästi, et me nagu täiendame üksteist, me täiustame üksteist. Kooselu algust võib näidata, mingi suhte positiivne algus, mis iganes suhe, see on nagu liit, mis iganes liit see on, siis jäära poolt on nagu selline valmisolek. Et see on varajane staadium, võib-olla mingisugune energia, mis viitab sellisele positiivsele, rõõmsale, rikastavale kogemusele, ühtsele kogemusele, et valmisolek. Et kui meil on juba, näiteks oleme juba suhtes pikemat aega, näiteks oleme suhtes, siis on ka millegi osas ma olen valmis mingisuguse sammudega, mingisugune uus rikast, mingi värskus, et suhtes saab ka värskust olla. Või see on midagi täiesti uut, aga selline... Nii, aga vaatame teise osapoole kavatsusi siis jäära suhtes. Tema kavatsused sinu suhtes. Üks kord veel. Üks tagurpidi kaart jälle. Aga see on tore, sest see on tagurpidi kaart, mis on saud 9 ja saud 9 on energia, kus keegi on valmis kaitsemüüri langetama, kes keegi on valmis, kus on avastanud jõudnud hetke, et aga ma ei pea võib-olla enam võitlema. Võib-olla selline kaitses olema, endale tagala kindlustama. Siin tekib selline valmisolek kuulata, mõista, avatus. Et ei pea olema pidevalt nagu väljakutse, pidevalt nagu võistlus, pidevalt nagu kuidagi ma olen valmis kuidagi. Sauade 9 puhul, just kui see on tagurpidi, ollakse nagu jõudnud mingisugusesse hetke, kus ma ei ole enam põhjust olla nii kaitses. Et ei ole enam põhjust olla nii valvas. Et kuidagi tekib see vajadus uuesti usaldada. Et selline vaikne avanemise energia on siin, et just kui ma olen et nagu relvad pannakse justkui, et selles mõttes mitte, et ma näiteks, et ei ole suhe, kus ma olen pidanud kogu aeg, ma ei tea, võistlema järgi või kogu aeg nagu, et see on pidev võitlus, vaid just kui ma ise nagu oma koorikust olen valmis hakkama välja tulema. Selline avatuse tunne tekib, et võib-olla ma olen natukene ettevaatlik kaitses, mida võib-olla ka ma ei lubagi võib-olla endale, ma ise takistan midagi oma õnne. Et siin on selline tekib nagu selline avatus. Nii, aga vaatame, mida sa ei näe selles suhtes võib-olla või ei ole teadlik. Oleks alati see peidus pool, tumedam ala, mis võib-olla mõjutab seda suhet, mida ma võiksin teada. Siin on sauade 2. Aga see on tagurpidi. Ja sauade 2 võib viidata, et sellisele energiale, kus tunnen, et vahel tuleviku suhtes ebakindel nagu või ei oska valida, selline ei tee plaane. Vahel on selline tunne, et riski vältimine näiteks. Võib-olla mõeldakse üle asju, et kui ma pean otsuseid tegema, siis ma mõtlen ja hästi palju ülemõtlemist. Vahest julguse puudumine, et liikuda näiteks järgmisele tasemele. Vahel jäädakse minevikku kinni. Et selline... Vahel tuntakse suhtes igavust, et kogu aeg on üks ja sama, et tahaksid midagi muutus, samas ei võeta midagi ette, et võib ka sellele. Aga siin on millegi osas
ei tehta võib-olla selliseid plaane või välditakse kuidagi mingisugust riski, et see on selline nagu võib-olla millega tööd teha, et julgus rohkem võimalusi leida ja vaheldust leida ja seigelda ja avastada ja kogeda, et võib-olla seda oleks nagu vajaka, et nagu võib-olla kuidagi hoian tagasi millegi osas, sest nii on turvaline, nii on kindel. Nüüd vaatame tema käitumist sinu suhtes lähitulevikus. Tema käitumine Jäära suhtes lähitulevikus. Lähevad tagurpidi kaardid kogu aeg. Sauade rüütel, siin on ja siin ka ei võeta seda mingisugust riski, sest sauade rüütel tagurpidi, no see on kõige vapram rüütel ja vahel ma tunnen siis, et kui on tagurpidi, siis keegi ei võta seda riski, keegi ei ole nii julge, kui ta võiks olla ja ei näita võib-olla kõike välja nii, nagu võiks sellist vaja oleks justkui olla julge ja riskida, aga seda ei tehta, et selline ebakindlus on, võib-olla otsustamatus on, et endas võib-olla kaheldakse ja vahel näitab ka seda, et keegi ei suuda pühenduda ja selline vahel ma tahan ja vahel ma ei taha energiat, täna tahan, homme ei taha, et nagu tujukus võib olla. Võib näidata, muidugi sauad alati, kui on tagurpidi, võib näidata, et keegi ei suuda, Jäär on ise tuline, on ju, et ma ei suuda alati oma emotsioone kontrollida, et võib ka teine osapool selline olla, et või siis Jäär ise, et alati ei ole see kontrolli all, aga siin on mingi ebakindlus, et seda on ka sellest esimesest kaardist tunda, et siin ollakse valmisolek, ma pean avanema, ma pean olema avatud, ma pean olema, aga kuidagi nagu mine kaasa rohkem tahaksin öelda, mine kaasa, aga vaatame selle suhte potentsiaalne tulemus, mis siin selles suhtes praegu lähiajal oleks, mida kaardid näitavad. No kuukaart, aga tagurpidi, vot siin on hea, et on tagurpidi energia, sellepärast et see on energia, mis näitab, et tõenäoliselt ei oldagi olnud ühel lainel. Ja see on kaart, mis minu jaoks ütleb, et see on selline selginemine. See on, võib-olla ei ole räägitud, võib-olla on räägitud, aga ma ei ole mõistnud teist osapoolt, et justkui võib-olla ta räägib, aga ma ei saa, nagu ma proovin tast aru saada, aga ma ei saa. Nüüd see on see hunt ja koer, on ju, energia justkui ulume mõlemad kuu poole ja meil on ühine eesmärk, aga me saame asjadest erinevalt aru. Et nagu erineval tasemel, aga kuu on tagurpidi, see on minu jaoks selline selginemine, just kui ma nüüd mõistan, see on suhtes, midagi mõistetakse, siin ka see müür ju langeb, et midagi mõistan, ma saan teisest nüüd aru, võib-olla ma ei mõistnud teda enne. Midagi selline et klaar selginemine, võib-olla midagi paljastub, midagi räägitakse võib-olla südamelt ära, et siin vahel on kuu hoiab saladusi, hoiab endast tagasi, siin on selline avanemise energia, kus nagu plokid lükatakse eest ära, et kui midagi on midagi takistanud, et siin ka ju see päike on tagurpidi nagu viivitused, takistused, kas ma ise takistan ennast selle edu ja õnne eest, siis siin nagu need takistused eemaldatakse. Et tugev energia, selline maagiakaart tegelikult, kuu on müstika, kuu on maagia ja näitab tsükleid, et kuu on alati ju tsüklid, see näitab, et mingisugune kergendus tuleb, mingi selgus, et justkui lööb selgus, et kuu tuleb pilve tagant välja ja ma näen, kuhu see suhe võib liikuda. Ma mõistan teist osapoolt nüüd paremini. Et selline energia, kus võib-olla ma väljendan ja mind mõistetakse, nagu minust saadakse õigesti aru või mina saan teisest osapoolest aru. Selline mõistmise, selginemise, asjad nagu paljastuvad energia. Et selline näen asju nüüd selgemalt, et väga hea suhtes on tagurpidi kuu. Nii, aga võtame ühe nõuande energia ka selles suhtes, nõuandekaart. Et kuukaart muidugi võib viidata ka kaladele, et mõnel Jääral võib-olla on tegemist kaladega. Et siin päikeseenergia võib-olla lõviga, et seda tulisust oli ka siin tunda. Nii, ei pea olema. Nii, aga vaatame üks nõuande energia ka siia.
Ülembrest rinna. Ülembrest rinna. No ülembrest rinna ja Kuu on väga sarnase energiaga kaart, intuitsioon, tunded. Ülembrest rinna on kaart, kus vastused sinu küsimusele on sinu enda südames. Et hästi hea kaart, nõuandekaart, kus on hea kuulata ja usaldada enda sisetunnet. Pöörata tähelepanu sellistele märkidele, tundmustele, jälgida enda sellist kõhutunnet. Sest sinus on juba olemas vastused sinu küsimustele, ütleb see kaart alati. Ja ülembrest rinna, sensuaalne energia, seal on selline unistamine, nägemused, intuitiivsus, mõtisklemine, sissepoole vaatamine, selline samas siin on empaatia ja siin on minu jaoks alati ülembrest rinna on hästi duaalne energia, kus minu jaoks see on õige ja see on vale, et seda halli ala on suht vähe, et selline energia, kus ma tean, mis on mulle hea, mis on sellele suhtele hea, usaldamine, kuulamine. Et selline hästi sissepoole vaatamise energia, aga just kui märke saadetakse, et kui see on nõuande, siis kuula ja usalda iseennast ja võib-olla loe märke, et ja siin on ka see Kuu, nagu ma ütlen, mingid tsüklid, et asjad muutuvad, et ei jää samaks, et kui on mingi hetk, kui on kuidagi ma ei mõista, siis järgneb kindlasti hetk, kui ma mõistan ja tuleb selginemine. Aga selline väga, justkui siin on midagi minu hingele, see on mingi teekond, mis on minule väga oluline ja ma pean usaldama iseenda tunnet. Kui mul tunnen, et miski hakkab mulle väga vastu, siis ära mine, ära tee, ära astu seda sammu. Et nagu usalda ennast, et sa tead tegelikult väga hästi, mis on sulle hea, mis on sellele suhtele hea. Sellised sõnumid jäävad teile seekord. Suur aitäh, et kuulasid.